kuulad podcasti Tervise Progress. Minu nimi on Helle Tõns, olen health coach ehk ilusas eesti keeles kutsun end tervise arengu treeneriks. Nii nagu elus ikka, nii ka tervises. Suured muutused algavad väikestest sammudest. Saade on loodud selleks, et anda sulle mõtteainet, mis võiks olla sinu elus. See väike muutus, mida oma heaolu parendamiseks sisse tuua. Sest omast kogemusest tean, suured muutused on võimalikud, aga need sünnivad läbi järjepideva progressi. Head kuulamist! Täna me räägime sellest, mida psühhiaatrias vaadatakse ja tehakse peale selle, et räägitakse patsiendiga juttu või leitakse talle erinevaid ravimeetodeid. Me räägime sellest, millest tegelikult võib-olla välismaistes podcastides väga palju räägib doktor Daniel Amen, kes siis korrutab tihti, et psühhiaatria on võib-olla ainus meditsiiniharu, kus üliharva vaadatakse tegelikult seda organit, mida siis ravitakse. Ja täna vaatame siis sinna sisse, et kas see tegelikult on nii või mis meetodid tegelikult on juba kasutuses, vähemalt nendes kliinikutes, kes päriselt tahavad näha, kuidas aju toimib ja kuidas seda mõjutada saab. Nii et mõnusat kuulamist! Minu tänaseks saatekülaliseks on taas kord Margus Laokene. Margus on üle 20-aastase kogemusega psühhiaater ja ma ei tea, kas on õige öelda, et sa oled ka neuroteadlane või sa oled neuroteadluse entusiast, aga igatahes Margus meeldib mulle väga sellepärast, et talle väga meeldib vaadata, kuidas aju toimib ja kuidas personaalselt inimestele läheneda. Nii et tere tulemast tagasi. Tere, tänan kutsumast. Ja ma tõesti väga-väga nautisin meie eelmist saadet, kui me rääkisime ATH-st. Just lihtsalt nii ilus on minu arust kuulata, kui inimene vaatab inimest teistsuguse külje alt kui lihtsalt see, et mis võib olla hästi tihti võib-olla selliste ütleme näiteks ATH on ju ka nii-öelda diagnoos on ju, et vaadataksegi, et sul on mingit tüüpi, mingid seisundid, sümptomid ja siis ma ütlen sulle, et saad ennast nüüd defineerida nii. Et mulle kuidagi hästi meeldis nagu vaadata seda, et sa just lähened sellele, et aga kuidas see aju tegelikult toimib, kuidas seda aju saame toetada selleks, on ju, et selle nii-öelda seisundiga või selle olukorraga siis ikkagist väga head elu elada. Ja siis ma olen väga põnevil, kuidas me täna seda vestlust jätkame hoopis teise külje alt ja mitte siis ainult ATH vaatenurgast. Kas see, mis ma alguses ütlesin, kas sa oled sellega nõus selle psühhiaatri ja sellega, et tegelikult seda organit, mida ravitakse, väga harva vaadatakse? Ma olen sellega nagu absoluutselt päri ja Daniel Amen on üks inimene, keda ma ka väga austan ja ausalt öeldes tegelikult tema nagu kliiniku tegemistest oma praktikas ka suuresti on šnitti natuke võtnud, et loomulikult meie olud siin on hoopis teised, see, mida tema võimaldab seal teha, kahjuks mina ei saa võimaldada. Või Eesti inimene õigemini ei saa võimaldada teha võib-olla sükust vägevat diagnostilist uuringut, vägevaid hindamisi, kõik see maksab, on ju, ja selles osas aga midagi ikka ja vaikselt me sellel teemal tegelikult liigume ja see aju nagu sissevaatamine tegelikult on, ma arvan, ülitähtis. See on spetsialistile tähtis ja tegelikult on patsiendile tähtis. On ju, et meie arust see, kui patsient näeb, et päriselt ajus on mingid asjad teistmoodi ja see, mida me arvasime, see sobitub sellesse leiudu, mida me sealt päriselt nagu näeme. See on ülihea tunne inimesele, sest ta ei ole välja mõelnud, ma ei ole nüüd kuskilt telekast kuulanud mingit kellegi intervjuud, et mul on ATH ja äkki mul on ka, vaid päriselt me saame tegelikult nagu ära inimesele visualiseerida selle, mis seal tegelikult ajus on. Et kahjuks me oleme, või ma isegi enda poolt ütleks, et õnneks me oleme päris kaugel sellest, et me ikka päriselt teame, mis ajus aset leiab, sest ma arvan, et suurt osa, kuidas aju töötab ja paljusid nagu sellised peened nüanssi me tegelikult ei tea. Aga me teame palju rohkem, kui me teadsime 50 aastat tagasi ja teadsime ka 20 aastat tagasi või 10 aastat tagasi, et kui mina ülikoolis käisin, siis vaadati ja õpetati mind hoopis teistmoodi.
nendele asjadele lähenema ja ütleme, psühhiaatria on olnud ju läbi ajaloo ikkagi puht selline, nagu sa ütlesid, et paneme sümptomid ritta ja ütleme, mis inimesel viga on ja meil seal taustal on olnud teooriad, kuidas tõenäoliselt aju võiks olla. Nüüd me hakkame jõudma sellesse ajastusse, kus me päriselt siis teame ja need asjad oskame kokku viia ja tõenäoliselt selle taustal meil ka kogu selline käsitlus ja klassifikatsioongi ajutervise või psüühikahäirete osas muutub. Et me näeme nagu rohkem need seosed ja loogikaid ja see on fantastiline aeg, mis praegu on. Ja ma arvan, et sealt mul ka see enda huvi siin kunagi tekkis, et ma olen oma olemuselt siuke uudishimulik, kui asi huvitab, siis ma vaatan sinna ikkagi väga peensusteni sisse ja minule juba ülikooli ajal ei piisanud teadmisest, et asjad on nii, mina tahtsin teada, miks nad nii on ja siis hakkasin sinna poole sisse vaatama ja niimoodi seda asja olen ajanud. Ja mulle meeldis, kuidas sa algul tõid välja selle neuroteadlase mõiste või neuroteadlase mõiste, et iseenesest ma ametlikult ei ole neuroteadlane, ega ma pean ennast kliiniliselt neuroteadlaseks, sellepärast mina mõtlen meditsiinist ikka puht aju läbi. Ja kui ma räägin inimesega juttu, nii diagnostilises mõttes, ma tema jutu üritan konverteerida aiu, et aru saada sellest paremini ja see nagu minu jaoks on ta nii automaatne. Et siis võiks nagu öelda, et äkki tõesti olen kliiniline neuroteadlane. Aga jah, et ametilt ja nimetusega olen ikkagi psühhiaater. See on see, jälle paneme mingisugused labelid peale, kes sa oled või kes sa ei ole, et pigem ongi võib-olla see, et mida sa teed ja kuidas sa teed, et see on nagu oluline tegelikult. Kui see, kas sulle ametlikult võib mingisuguste kriteeriumite järgi öelda, et sa oled neuroteadlane näiteks. Just. Hiljuti ma käisin ühte loengut pidamas kuskil ja siis pidin ka ennast tutvustama. Siis ma ütlesin, ma olen natuke arst, natuke neuroteadlane, natuke ettevõtja. Et kõik siis nagu igapäeva asjas üritad nagu kombineerida. Sa tõid ennem välja, et inimestele tegelikult vahepeal meeldib ise näha, et mis seal ajus toimub ja see on kuidagi midagi, mida ma olen ise oma töös märganud, et kui me paneme sulle näiteks glükoosi monitori peale ja sa näed täpselt, kuidas mingi toit mõjutab sinu veresuhkurt või siis me vaatame vereanalüüse või me vaatame soolestiku mingit testi ja mis bakterid sul täpselt seal on, siis vahel ma näen, kuidas see iseenesest, et sa lihtsalt ei kuule seda teooriat, vaid sa näed praktiliselt, mis päriselt sinu sees toimub, paneb päriselt muutuma või mingit samme astuma. Kas täna siis, ütleme niimoodi, need kliinikud, kellel on mingit tehnoloogia, kes saavad vaadata sinu aiu päriselt sisse, näidata kliendile, mis seal toimub, kas seda peamiselt siis tehakse selleks, et näidata neile, mis toimub või ikkagist ka ise aru saada. Et kui palju seal on tegelikult vaja psühhiaatril seda pilti tegelikult, et päriselt näha, mis selle inimese aju vajab? No ma arvan, et nii ja naa ja mõlemad on nagu õiged, aga ütleme, kus me tegelikult praegu oleme, ega teoreetiliselt on kõigil võimalus sinna aju sisse vaadata, aga ma arvan, et rohkem probleeme tekib selle andmete interpreteerimisega, mis need päriselt nagu tähendavad. Sest ükskõik, kuidas me aju hindame ja uurime, sinna ei ole kirjutatud sisse ATH või depressioon või ärevuse häire, nagu nii nagu me oleme seda varem mõistnud, et vaid need loogikad tuleb sealt kuidagi osata sellesse kliinilisse sellisesse kogumisse ühendada ja see ei ole üldse mitte nii lihtne, sest tegelikult meid spetsialiste ei ole selliselt õpetatud, vähemalt toona ei õpetatud, toona ei teatudki nendest asjadest nii palju. Aga see ma arvan nagu
piirab oluliselt nagu seda kasutus sagedust või palju, kui paljud keskused seda kasutavad. Ja lisaks psühhiaatritele tegelikult ju, kui me räägime aju kuvamise või mõõtmise metoodikatest, ega siin ainult psühhiaater ei tee või neuroteadlane, siin on vaja radioloogia, tehnoloogia haridusega inimesi, kes oskavad ka selle materjaliga teha. Ja kahjuks ka neid on väga vähe, kes on sellele suunitlusega. Just nagu ütleme psühhiaatrilises kontekstis õppida seda aju analüüsima. Et see on tegelikult on päris siuke mahukas valdkond ja mis vajab teadmisi väga paljudest erinevatest kohtadest ja me ei saa üle ega ümber IT-st on ju. Et kõik see andmed lähevad kuidagimoodi arvutitesse ja ma ütlen oma töös, kui ma nüüd olen kasutanud seal nipet-näpet asju, et mõjutada ja mõõta, mina nagu kõige rohkem jään hätta arvutiga. Et ka seal on need teadmised, et kuidas see programm toimub ja miks see nupp seal on, mida see tähendab, on ju, siuksed pisikesed nuansid, et seal on väga palju siukseid asju. Et aga võib-olla, ma ei tea, huvitav oleks, mulle väga meeldib mõelda, miks me oleme praegu nagu jõudnud sellesse ajastusse. Üks on see, et see vajadus on, me peame aju nägema, et kaua me siin jookseme, nii et paneme sümptomid ritti ja ravime ja me kõik võime teadusuuringuid lugeda, et palju siis see ravi efektiivsus on, et ei ole nagu piisavalt hea, vähemalt spetsialistide arvates ja kindlasti ka patsientide arvates. Et see Aga me teame nüüd, me teame, kuidas need ajusus käivad ja kui ajalooliselt nagu vaadata, kuidas see psühhiaatria üldse arenenud on, siis ta on arenenud täpselt nii, nagu me oleme õppinud teda või osanud teda hinnata, et kui ütleme teadusliku psühhiaatria algus eelmise sajandi esimestel kümnenditel nii tugevalt nagu siuke arengu sisse sai, siis oli ikkagi aastakümneid oli lävivaks siukseks teooriaks ja lähenemiseks ju psühholoogiline kõik, sest meil ei olnud muud. Ja sellega sai väga palju inimese kohta targemaks, teadlikumaks, väga palju siis sai aidata ja suunata. Nüüd ütleme, psühhoteraapia meetodid on ju päris palju erinevaid, mida me tänapäevanigi väga palju kasutame, aga siis muud ei olnud. Ja seda kutsutakse nii-öelda psühholoogilise psühhiaatria ajastuks. Siis kuskil, ütleme, kui ravimid, kui sellised üldse meditsiini hakkasid laiemalt tulema eelmise sajandi keskpaigast natuke hilisemalt, psühhiaatriasse kuskil 60-ndatel, 70-ndatel, siis oli siuke läviv aastakümned, oli selline ütleme bioloogiline ajastu, ehk siis, et me teadsime mingid aju neurotransmitteritest, me teadsime, et need seal on, et ravimiga saab neid mõjutada ja suuresti kõik meil ravimid sinna toimivadki. Nüüd, mis on nüüd juhtunud viimase siukse, ma arvan, 20 aasta jooksul, et me oleme jõudnud sealt neurokeemilistest tegelastest närviringideni, et me vaatame ja analüüsime, kuidas ajus need ajupiirkonnad omavahel seotud on, kuidas nad suhestuvad, kuidas nad seda info hulka edasi kannavad, hindame nende düsbalanssi, sealt tulevad sümptomid, me võime seostada erinevaid sümptomeid, erinevat ajupiirkonnad ja nii edasi. Me oleme jõudnud närvivõrgustiku ajastusse. Ja see närvivõrgustiku ajastu ongi loonud väga palju selliseid aju mõjutamismetoodikate arengule soodsa pinnase ja meil on tulnud väga palju meetodeid, millega aju mõõta, pluss siis veel mõjutada ja see on praegu, ma ütlen, meie eriala, ma arvan, kõige jõudsalt edasi liikuvam suund ja seda toetab kõrvalt kõvasti see tehnoloogia areng. Et ilma selleta me ei saaks seda teha. Et me oleme, minu jaoks oleme väga põnevas ajajärgus. Ma olen väga nõus.
ja tegelikult natuke nagu kahju kuulda selles suhtes, et ütled, et sa oled ettevõtja, aga ettevõtjana olla selles positsioonis, kus sa tead, mis kõik see potentsiaal on ja siis sa elad Eestis. Ja siis ongi kuidagi see, et see kõik on ju tegelikult nõuab investeeringuid, et see sulle ära tasuks ja samas see vajadus või see kirg on nii suur seal taga, et seda ära teha, on ju. Et kuidagi nagu, kas see on üldse selline, kui sa praegu mõtled selle peale miski, mis on ikkagi nagu Eestis tehtav, et meil on nagu kas või teie kliiniku näol olemas mingi hetk hästi tugev selline aju päriselt vaatav kliinik ja selle pealt sellised personaliseeritud lahendusi andev koht? No me liigume sinna suunas ja tegelikult ma arvan, et see on täiesti mingi määral mingi mahuni on see liigub nii. Aga ma arvan, et Eestis on päris keeruline leida sellist nagu ameenikliinikud on, et sellist massi meil ei ole ja sellist ütleme rahamägesid, et mida nemad nagu väga palju kasutavad, seal on neurovisualiseerivad sellised funktsionaalsed radioloogilised uuringud, on ju, et positron emission, tomograafia, aspekt, on ju, et need kaks sellist, nad mõõdavad ajufunktsiooni nendega ja see tehnoloogia, ütleme, eraettevõtja jaoks on selgelt väga mahukas. Ja nende uuringute analüüsimine, kõik see on päris selline mahukas, et ma arvan, et ainult selline väikse ettevõtjana seda ei ole veel lähima aastakümnete jooksul kuidagi realistlik. Aga sellega taustalt on tegelikult järjest pildida tulnud sellised alternatiivsemaid, lihtsamaid meetodeid, et me ei pea seda inimest suurde aparaati sisse sõidutama, et mõõta tema aju, vaid me õpime seda natuke kaudsemate, lihtsamate, odavamate meetoditega tegema ja nendega saab, ma arvan, päris palju ära teha ja selles valdkonnas nagu liikuda. Ja ma arvan, et lõpeks siin, kuhu me võiks jõuda, on tegelikult see Eesti riigis, et meil on koostöö suurema keskusega, kus on selline metoodika, mis ei ole ju ainult psühhiaatris, me mõõdame samasuguste uuringumetoodikatega inimese kehas teisi organeid ja teisi probleeme ja haigusi. Et selliste keskustega koostööni jõuda. Et see on küll realistlik ja kindlasti ma arvan, et see on täna igapäevane praktika mingil hetkel täiesti olemas. Ma tahaks väga kuulda seda, et kuidas te üldse aru saate siis, et ma mõtlen näiteks, kohe jõuame nende tehnoloogite juurde ka, aga kui ma mõtlen näiteks kas või ATH-le, millest me eelmine saadel rääkisime, väga paljudel ATH ajudega inimestel on ka depressioon, on ju. Ja me ennem just vahetult ennem saadet rääkisime, et sellega võib kaasneda väga tugev ärevus ja nii edasi. Et kui seda pilti nagu vaadata seal, siis ja võib-olla näiteks ütleme, psühhiaater ei ole päris kindel, kas on lihtsalt depressiooni ärevus või on ikkagi seal ATH ja siis ta ikkagi näiteks vaatab seda aju, et mismoodi lihtsalt, et inimene ka umbes saaks aru, et kuidas see siis käib, et kas seal vaadataksegi neid närviringe ja kuidas nad siis toimivad, kas seal antakse mingit stimulatsiooni ja siis vaadatakse, kuidas aju töötab või kuidas see nagu protsess üldiselt välja näeb? Või seal on kõik need võimalused olemas. Ütleme, laias laastus, kui me räägime, siis me vaatame see 3 asja. Üks on see, kuidas ajupiirkondade aktiivsus eraldi on. Et kuidas meie frontaalsagar töötab, kuidas meie parem frontaalsagar töötab, oimusagarad töötavad. Me saame seda pindmiselt või ka sügavamate struktuuriselt hinnata. Seda võiks öelda nagu nii-öelda, mina ütlen selle kohta topograafiline kaardistamine. Me paneme, mõõdame, me joonistame mingi pildi. Teine asi, mida me saame teha, on just mõõta sellist ühenduvust. Et kuidas need ajupiirkonnad omavahel on seostatud. Et kus tuleb, me saame selle põhjal järeldada, et kus tuleb see, et mul on näiteks aju eessagar on mingi osa liiga aktiivne. Et kus see seos tuleb, on ju, et me saame seda hinnata.
ja koostada sellised kujutuslikud pildid on ju selles vaates, et üks on selline topograafiline pilt ja teine on juba selline funktsionaalne pilt. Siis me teoreetiliselt saame mõõta on ju samamoodi, kuidas on ühendatud erinevad ajupoolkerad ja võib-olla see hindamine on olulisem neuroloogilistele probleemidele, näiteks või neurotraumadele, et kui on mingi insult mingis ajupiirkonnas või kasvaja, et kas see aju töötab ikkagi mõlemad poolkerad terviklikult või kandub sealt midagi üle teisele poole. Et need on need asjad, mida me saame seal väga lihtsustatult teha. Ja kui inimesel on tõesti selline kompleksne seisund, on ju, et taga on mingi eripärast tulenevad iseärasused ajus ja nüüd on näiteks stressifoonil tekkinud selline depressiivne või ärevuse ägenemine, mis on tüüpiline selline tõesti ATH inimese selline negatiivne stsenaarium või probleem. Et siis me peame oskama need kuidagimoodi kokku panna. Et mis seal selles uuringu tulemustes on see, mis on olnud püsiv ja mis sealt nagu on juurde tulnud ja see, millisel ajahetkel me selle uuringu teeme ja kuidas me need tulemuse interpreteerime, on ülitähtis. On ju. Et võiks nagu inglisega öelda, et me tegeleme sellisel hetkel nagu brain mappinguga nii funktsionaalses kui kliinilises mõttes. Et me paneme selle terviku kokku. Ehk siis ka bipolaarsuse puhul te vaatate, et mis siis täpselt oleks võib-olla kõige õigem meetod selle inimese puhul või kas kuivõrd seal näiteks, kui sa tead nii-öelda diagnoosi või sa tead seda seisundit, kuivõrd siis nagu see, et sa näed seda aju mõjutab seda, milline on järgmine tegevuskäik, on võib-olla see küsimus, mis ma tegelikult tahtsin küsida. Üldiselt on nii, et me alustame ikkagi ju alati see kliinilisest hindamisest ja hakkame tulekahju kustutama kuskilt otsast. Ja kui meil tekib mõte, et äkki on seal midagi enamat või need asjad ei klapi või on kuskilt vaja juurde teha, siis me teeme sellise uuringu. Et me ei ole veel nii kaugele jõudnud, et inimene tuleb ukses sisse, et me talle kohe nagu ütleks, et kuule, teeme nüüd uuringu ja siis hakkame edasi vaatama. Kuigi näiteks Ameerikas mõnes keskuses nii ka väga tehakse, et tehakse kõigepealt need kliinilised hindamised, kohe samas komplektis aju kuvamine ja mõõtmine funktsiooni mõttes ja siis hakatakse alles inimest käsitlema. Et me ei ole veel nii kaugele jõudnud ja ma arvan, aga me jõuame tõenäoliselt. Ja mis me sealt nagu saame sageli praegu juurde on see, ühelt poolt kinnitus, et me oleme õigel teel, et ei pea seda muutma, aga tegelikult ma ütleks, et võib-olla ühel kolmandikul juhtudes saame hoopis uue suuna. Wow. Et okei, et me tõesti arvasime, et need probleemid on seal ja panime ka täppi, aga kus nad tulevad ja me saime sealt nagu selles mõttes natukene teise lähenemine, et et me praegu näiteks ei hakka ravima, võtame ATH näite, et me ei hakka siin ravima siis stimulandiga, sellepärast, et su emotsionaalse regulatsiooni keskus on väga tugevalt aktiivne ja me peame sealt selle tulekahju alla saadama. Me toetame, tugevdame kõigepealt aju, et siis vaadata üle, kas see ravimit on mõistlik anda ja kas on üldse enam vaja, et sellised mõtted saavad näiteks sealt tulla. Mida veel ja mida maailmas praktikas väga palju kasutatakse, on nende kuvamise tulemusena juba aju aparaat ravili viimine, on ju, et kasutada sealt mingeid markereid, mis me siis saame, mis viitavad ühele või teisele düsfunktsioonile ja me saame siis selle piirkonda väga lokaalselt mõjutada. On ju, ravimitega me ei saa kunagi nii lokaalselt, kui näiteks ajustimulatsiooniga. Me suuname aju mõjutamise ravimetoodika väga kindlasse nii-öelda mitte haiguskoldesse, vaid sellisesse funktsionaalsesse ajupiirkonda. Selleks on meil magnetiga võimalik seda tööd teha, nõrga elektrivooluga. Me võime kasutada neurotreeningu metoodikut, kognitiivse treeningu metoodikaid, mis on teada tuntud mingi ajupiirkonna mõjutamiseks. Et meil, ma arvan, et see on see kõige praktilisem väärtus tulemustel praegu.
1/3, see on väga suur tegelikult. Ma praegu umbes niimoodi aga ütlesin, et ikkagi on ju. Et me praegu ei räägi see on hästi loogiline tegelikult, et see võibki olla nagu paberil üks on ju ja seal võib hoopis teine lugu taga olla, mis nii-öelda, ma ei tea, kas aju puhul ei saa öelda võib-olla juurpõhjus, aga et mis on võib-olla esmajärguline teema, tuleb lihtsalt paremini välja, ma saan aru. Jaa, just, et kus need mehhanismid nagu sealt ikkagi alguse võiksid olla saanud, et me jõuame sinna lähemale. Loomulikult me ei saa seda päris täpselt teada, sest ütleme, aju areng ja kogu see keskkonnal ja kõigil on nii tohutu mõju. Aga meil on vähemalt midagigi. Sa tõid selle aju mõjutamise tehnoloogia. Kas see on neurofeedback või mis on neurofeedback? Neurofeedback on seda kui öeldakse neurotreening, võib-olla oleks kõige parem sõna, et see on niisugune tehnoloogia, kus me ütleme, kui seda nüüd ütleme teaduslikult ja minu hinnates nagu õigesti teha, et me kuvame täpselt aju need funktsionaalsed ühenduvused ja aju niisuguse piirkondade aktiivsuse, leiame mingi korrelatsiooni seal mingise nõrkuse või sümptomiga ja üritame siis seda ajupiirkonda treenida. Ja neurofeedback oma olemuselt, nagu nimi ütleb, ta põhineb tagasisidel ja me kuvame selle mingise markeri sellest ajupiirkonnast ekraanile ja inimene rakendab tehnikaid, et see muster seal, see kuvatud muster tasakaalustada. Ja selle teel ta näeb kogu aeg seda tulemust. Et miks mina pean seda geniaalseks nagu metoodikaks, on see, et esiteks inimene õpib ise, ta võtab selle vastutuse, ta kogeb seda ise ja ta saab seal kogu aeg positiivset tagasisidet. Ta on üles ehitatud selliselt, et asi liigub õiges suunas, saad preemia, nii öelda. Ja ütleme, aju kognitiivsele keskusele on see üli tähtis, sest teadupärast me siuke kognitiivne võimekus on suuresti naudingutundest sõltuv ja kui meil on psüühilised probleemid, siis see naudingutunne kipub kaduma ja kognitiivsed probleemid ehk siis toimetulek saab tõsiselt häiritud selle poolele, aga sellega me paneme just sinna ajupiirkonda siukse hea tõuke. Et see on aspekt, mille pärast mina antud tehnoloogiat üli targaks ja põnevaks pean. Ja see, ma saan aru, tegelikult juba täiesti reaalne asi, mida saab kasutada. Jaa, loomulikult. Ja kasutate juba. Just meie kasutame, ütleme, Ameerikas on seda juba ju aastaid kasutatud, Saksamaal kasutatakse palju, et küll mitte võib-olla sellises suuremates psühhiaatriakeskustes, see on, ütleme, seda viivad ikkagi läbi on ju terapeudid või psühholoogid on ju oma hariduse poolelt ja erinevad need keskused, aga ta tegelikult on jõudsalt sisse sellisesse, ütleme, sellistesse keskustesse ka tunginud, millest mina nagu siukest eeskuju ja võtan. Tal on väga palju erinevaid siukseid võimalusi inimese pakkumiseks. Näiteks, kus veel on, kes seda kasutavad päris palju Ameerikas, on sportlased. Et sellega sa saad siukest sooritusvõimet ja sellega seotud aspekte treenida aju mõttes. Et kui me räägime neurofeedbackist, aga minu jaoks, kui ütleme võib-olla arsti ja jaoks on tähtis, et me ikkagi päriselt teeme asja õigesti ja me päriselt nagu kuvame ka seda, et me ei tee seda umbropsu, me treenima võime hakata kogu aeg, ja lihtsalt, aga me peame nagu ikkagi läbi mõtlema, mida me seal ikka treenime ja kuidas ja et see oleks nagu õigesti ja korrektselt tehtud. Ja kui ma mõtlen sellele ka, et kui inimene päriselt ju näeb seda, et mingid muutused on, see on nii tugev, tõesti see on väga tugev motivatsiooni koht, sest muidu kui teed ajutreeningut või käidki psühholoogi juures, ega vahepeal on niimoodi, et saad selle kergendustunde, aga samas on kogu aeg võib-olla kuklas see, et kas see midagi muudab ka, mis ma teen või näiteks antakse koju mingisugused harjutused ja siis sul on nii, et nagu mis kas on selle pointi nagu teha, on ja mul niigi elu nagu siin kiire ja mul niigi nii kehva olla ja hakkan siin tegelema mingi
suramuraga on ju, ja siis täpselt ei saa aru, kas see töötab või mitte, et selles mõttes nagu hästi lahe, et inimene tegelikult nagu reaalajas näeb neid muutusi ajus. Et see lihtsustab seda protsessi, et kõik, mida sa välja teed, seal ju saab ka seda teha, aga see on maru keeruline. Kuidas ma nüüd ütlen endale, et ma olin nii tubli, et tegid näda selle asja ära, et seda on maru keeruline hakata endale ellu viima, aga see käib selle asja juures, see tuleb seal niikuinii, et sellepärast on nagu täiesti fenomenaalne. Kuidas millistel puhkudel seda siis võib-olla täna kõige rohkem kasutatakse, seda neurofeedbacki? Maailma praktikas ütleme, peamiselt ikkagi nende eripärade osas, mis on ikkagi selgelt arengulised, kus on vaja ümber treenida, et mitte otseselt nagu ravida, mitte tulekahju kustutada, tulekahju oskavad psühhiatrid üldiselt ju kustutada, aga just treenida, siis me räägimegi sellised närvisüsteemi arengulistest eripäradest, ATH, autism, kliiniliselt ravitakse mäluga või kognitiivsete probleemidega seotud häireid või aju terviserikkeid, sõltuvushäirete korral, millel on ka väga selline oluline siukse naudingutunde sisseviimine raviprotsessi kasutatakse. Ja ütleme kliiniliselt veel on ju ärevushäirete korral on ju vähem nagu ütleme raske depressiooni korral, et mis on ka igati, ma arvan, loogiline on ju, me tõenäoliselt esiteks sellisel juhul ei saa sealt head ravitulemust, mingi leevenemise. Nüüd teine asi on see, et kui me mõtleme treeningu peale, siis treening tähendab seda, et sul on ikkagi mingis osas patareid täis. Ja kui sa oled ikka raskelt augus, siis on patareid tühi, sest see on päris väsitav. See ei ole nüüd, me räägime siin, et äge värk ja lihtne värk, et tegelikult see reaalselt teha on mitte üldse nii lihtne inimese enda jaoks. Aga jaa, et need on need peamiselt kasutusvaldkonnad, aga teoreetiliselt on see ampluaa, kus võiks seda kasulik olla veel suurem, et lihtsalt kui me mõõdame aju, visualiseerime, oskame seda mingit, ma ei tea, eripärade või vajadustega, kuhu suunas areneda, kokku viia ja siis let's go on ju. Et teoreetiliselt on see kõik võimalik. Need neurofeedbacki nii-öelda tehnoloogiad, need on midagi, mis on kliinikus, ma saan aru. Need ei ole sellised, mida inimene saab endale ka koju osta. Tegelikult mujal maailmas juba on, aga nad ei ole kindlasti see, mis sa koju võtad, see ei saa olla nii täpne. Sellepärast, et ega me peame aju kuvama, me peame selle elektroodiga saama sellise ikkagi usaldusväärse näidu. Ja sellele eelneb ikka väga põhjalik uuring, on ju, et mis seal taga on. Et me võime seda teha küll ehku peale minna, et tõenäoliselt seda piirkonda me peaks mõjutama ja saada seal tulemused, tõenäoliselt midagi me saame ja seda võib täiesti kodus teha. Aga maailmas on juba kodutehnoloogiat ka olemas ja ma arvan, et tulevikus hakkabki olema, et ega see esimene hindamine tehakse ära, esimesed sellised seansid tehakse keskuses ära ja siis võib jätkata seda ka kodus. Küsimus on muidugi hinnas, on ju, et keskuses saab siukse, ega see tehnoloogia, ütleme, ei ole väga odav. Ja koju, ütleme, siukest kvaliteetset tehnoloogiat ikkagi naljalt ikkagi ei osta. Et me räägime siin ikkagi ütleme kõigitest programmide kuludest ja nii edasi, me räägime 10 000-test, on ju, mitte 1000 eurost või 500 eurost, et või ostan endale seadme koju, et seal tuleb muu, seal tuleb see programmid, kõik see asi sinna palju juurde. Et kui ikka kvaliteetset siukest kasutada, siis on palju ja praegu me ei ole sellises kohas, et inimesed ostaks endale selle koju. Ja praegu võib-olla lihtsalt ongi selle tehnoloogia hind kallis ja kes teab, mis ta on ja 50 aasta pärast on. Just, aga ta liigub ja selle valdkonna tootjad tuleb ja tehnoloogia areneb. Üldiselt, kui maailmas kõik hinnad tõusevad, siis minu arust elektroonika ja tehnoloogia, need hinnad on pigem ju lähevad suupärasemaks. Ma ennem oleks pidanud võib-olla seda küsima su käest, aga ma siis küsin praegu, et kas sa tead sellist ettevõtet nagu Neurovisor? Neurovisor olen kuulnud.
See on see, kus sa paned endale mingid plaadi ette muidugi, ja siis heli ja just, loomulikult. Et kas see on ka nagu neurofeedback või mis see ütleme, teda ei saa neurofeedbackina, sest sa ei näe, feedbackiks peab olema tagasiside, et see on, ütleme, need on tehnoloogiad, millega me siis välise mingi signaaliga mõjutame mingit ajupiirkonda ja seal on kaasatud, minu arust on see väga geniaalne. Seal on kaasatud nägemine ja kuulmine, et me sealt kaudu siis mõjutame aju ja erinevaid nii-öelda sensoorseid aistinguid läbi tasakaalustama aju tööd. Et see on selline. Ütleme, meditsiiniliselt on ju, need seadmed ei ole loomulikult medically approved, see on paras protsess, et see läbida, aga teoreetiliselt on see, ma arvan, üks geniaalne. Aga ütleme, mida me meditsiinis kasutame umbes samasugusel tehnoloogial ongi need magnetstimulatsioonid, elektrilised stimulatsioonid, kus siis me kasutame ikka vahetult aju, et seal on niisuguse sensoorse tundlikkuse kaudu mõjutamine, aga me mõjutame vahetult ajupiirkonda, aga laias laastus mingi välise signaali mõjul ajupiirkonna mõjutamine. Et on need tehnoloogiad. Mis nende puhul nagu hea on, et kui seda nagu õigesti teha, ega seal ei ole teoreetiliselt võimalik ajus mingit kahjustust tekitada, vähemalt struktuuris. On ju, et selles suhtes on nad head ohutud ja selgelt kõik ka kõrvaltoimete vabad. Et sul vahepeal võib-olla, kui kasutad aju väliselt mingit signaali, et võib-olla nahk on tundlik ja lihased saavad siin natukene mängitud ja võib-olla subjektiivselt on ebamugav, see ei ole süsteemne kõrvaltoime, see on niisugune paratamatu kerge ebamugavustunne. Aga sellised süsteemsed kõrvaltoimed nagu paljudel ravimetoodikatel, me räägime ravimitest, ei ole. Et seetõttu on ka, ütleme, need kõik sellised tehnoloogiad, minu arust ajuravis väga geniaalsed ja viimase 10 aasta vältel me oleme nagu kogu selles valdkonnas näinud ikka hüppelist arengut. Me oskame aju mõjutada juba selliste nii-öelda meetoditega, millest minu ülikooli ajal öeldi, et ei ole võimalik, et kui mina õppisin, et võtame näiteks ultraheli, et kui kunagi ultraheli öeldi, et kaljust läbi ei lähe, mäletan mina seda, aga tegelikult on meil need ultraheli stimulatsiooni metoodikad juba vähemalt teadusmaailmas välja töötatud. Nii et see on äge teema kõik ja äge valdkond kõik. Üks võib-olla, ilmselt sina võid parandada, aga üks kõige võib-olla depressioonis kõige rohkem kasutatavaid vist, mida ma olen väga palju kuulnud, et kiidetakse, on see transkraniaalne magnetstimulatsioon. Seda kasutate ka teie oma kliinikus. Natuke võiks sellest rääkida, aga siis ma tean, et mul väga hea sõbranna ostis endale ka selle transkraniaalse, aga mitte magnetstimulatsiooni, vaid mingi elektrilise ostis endale koju, on ju. Ja see ei olnud minu arust väga kalli hinnaga, on ju, ja tema nägi seal väga suurt nagu kasutegurit. Et räägi natuke sellest tehnoloogiast. Oma olemuselt on lihtsad ja suhteliselt sarnased. Nad põhinevad sellel, et aju on elektriline organ. On ju, et ajurakud, neuronid juhivad elektrit ja nad mõjutavad siis neuronite pindmist, niisugust membraani polaarsust. Ja teevad seda väga lokaalselt, sellepärast, et mõlema metoodika korral me sihime selle stiimuli mingisse kindlasti ajupiirkonda. Ja selle tulemusel on meil võimalik siis tolles ajupiirkonnas tõsta aktiivsust või ka tegelikult langetada, sõltub milliseid, ütleme, konkreetsed parameetreid ja tehnikaid me kasutame. Ja me kasutame, ütleme, tänapäeval on siis 2 teed, et kas me siis lähtume nagu kliinilistest sümptomitest, et arvame, et on vaja seda ajupiirkonda mõjutada või siis nagu, millest me enne rääkisime, et kuvame aju ära ja vaatame päriselt, on ju. Et mõlemad teed on võimalikud ja õiged ja tegelikult ennast väga selgelt tõestanud.
et inimeste jaoks sageli muidugi tunduvad kuidagi midagi õudsat, et anname aju elektrit ja see on nagu midagi täiesti loomuvalest, aga siin kohal ei tohi ära unustada, et aju ongi elektrit täis. Et me tegelikult ei anna mitte midagi talle juurde, vaid me lihtsalt tasakaalustame seda elektrilist aktiivsust mingis konkreetses piirkonnas. Et selles osas loomulikult seda võib väga ohtlikult teha, kui väga tugev signaal väga kindlasse ajupiirkonda suunata. Aga no ütleme, need tehnoloogiad ei võimalda seda. Et nad on nagu ütleme väga turvaliseks tehtud. Mille poolest nad erinevad on see, et magnetstimulatsiooniga me saame täpsemalt kitsamasse piirkonda ja see närvirakkude mõju on tugevam. Et elektrilise stimulatsiooniga me ei saa anda nii palju sükest tugevust, et üks rang teiseni kohe sellise transmitterite tohutu ülekande teeks. Ehk siis, et me tekita seal aktsioonipotentsiaali, kui me füsioloogiliselt nagu asjale läheneme. Et seda seal ei teki, aga see me mõjutame membraani aktiivsust ja siis see rakk on tundlikum või vähetundlikum ja selleks kõigeks edasiseks. Magnetstimulatsiooniga me saame panna rakku tööle ka. Et me paneme siis rakku tööle ja muus osas on see mõju sama. Ehk siis, et teoreetiliselt peaks olema see magnet siis nagu tugevam. Aga alati ei ole seda tugevamat toimet vaja. Ja oma olemuselt on magnetstimulatsiooni tehnoloogia ka väga palju komplekssem, et selline elektriline stimulatsioon, see tehniliselt on väga lihtne seade ja väga lihtne protseduur, nüüd magnetstimulatsioon on väga keeruline ja see on, et seda hästi edukalt ja korrektselt läbi viia, siis peab olema ikkagi väga selgelt hea väljaõppega spetsialist, kes seda teeb või vähemalt koordineerib seda tegevust. Ehk siis, kui mu sõbranna laenas oma seadet oma sõbrannale ja temal ei töötanud, siis võib olla seal see, et tegelikult ei stimuleeritud õiget ajuosa või siis on temale tegelikult vaja tugevamat seda lööki nii-öelda magneti kujul. Kui me räägime nendest tehnoloogiatest, aga siin võib olla veel kolmas põhjus, äkki ei olnudki vaja seda aktiveerida. Et see on, et elektriliste nende stimulatsioonide häda ongi see, et me saame suhteliselt väheseid, me teame suhteliselt väheseid ajupiirkondi, kuidas sellega mõjutada, aga aju on natuke komplekssem ja me üritame seal rihtida, ütleme, aju kortikaalseid piirkondi, sest see signaal kummagi tehnoloogia korral ei lähe aju sügavastesse struktuuridesse, aga paljud probleemid saavad sügavalt alguse. Ja siis on nagu, ütleme, targalt nagu asjale lähenemine neuroteaduslikus mõttes on, rihitakse siis nende metoodikatega ka neid piirkondi, kus need kortikaalsed või pindmised kihid on nende sügavatega ühendatud. On ju, et näiteks kui ma kasutan praegu ütleme ärevussümptomitega raske depressiooni ravis magnetit, et siis ma kasutan üldse sellist piirkonda, mis ei ole tegelikult otseselt ärevuse regulatsiooniga väga tugevalt seotud, aga ta on seotud süvastruktuuridega, mis reguleerivad meie emotsionaalset reaktiivsust. Ehk siis me kaudselt saan selle aktiivsuse selle stimulatsiooniga alla. Nii et seal on nii vahetu mõju sellele ajupiirkonnale, pluss siis me üritame jõuda sellesse närviringi tasandile ka oma mõjuga. Kui palju seda üldse vaja on, neid sessioone või seda stimulatsiooni, kui tihti või kui kiiresti te ise näete seda muutust? No suhteliselt kiiresti, et mõlema tehnoloogiaga on see, ütleme, inimese jaoks tuntav toime tavaliselt kuskil 10-15 korra järgselt ja siis ta tasapisi läheb veel jõudsamaks ja nüüd protokoll on erinevaid, keskelt läbi on vajalik 30 protseduuri teha. Et kui nüüd elektriline stimulatsioon kunagi turule tuli selles, ütleme sellist tüüpi, siis need protokollid olid seal 10-15 korra peal, nüüd praegu on 20-30 korra juures ja magnetil nagu enamus protokolli ütleb, et 30 korda ja siis on võimalik nagu jätkata seda ravi, et siis küll võib-olla enam mitte nii intensiivselt, vaid väiksema sagedusega. Sest mis me teeme tegelikult raviga, me ju kustutame tulega, me paneme mingi ajupiirkonna paremini tööle või võtame seal aktiivsust alla. Aga kui selline, ütleme see põhiline või see põhjus
ei ole lahendatud, kui aju tervise riskifaktorid on ikka üleval, siis see mõju ei saa kesta, on ju, sest ajule antakse riske kogu aeg juurde. Ja et seda hoida, siis kasutatakse selliseid jätkuraviprotokolle, kus inimene võib-olla käib kuid või tegelikult tänapäeval isegi aastaid käibki regulaarselt, antud mingi teatud intervalli tagant seda aju tasakaalu saavutamas. Et on see siis kord nädalas või kord kuus või need protokoll ja soovitusi on erinevad ja ikka lähtuma peab väga sellisest indiviidi spetsiifilisest. Mis seisundite puhul seda tegelikult kõige rohkem kasutatakse? Selgelt kõige rohkem ikkagi depressioon ja kas siis selline, ütleme, tuim või anhedooniline või pahurdepressioon, ehk siis ütleme psühhiaatrilises mõistes melanhoolset tüüpi klassikaline depressioon või ka ütleme tänapäeval ka sellised stressiga seotud ärev depressiivsete seisundite korral, kusjuures need ajupiirkonnad ja need protokollid on pisut erinevad. Me oleme tegelikult jõudnud, aga see on peamine selline kasutusgrupp, aga nagu me ka siin ilmselt juba mõlemad oma vestlustega oleme jõudnud, ega depressioon on väga suur vahe võib seal olla, et me peame seal eristama neid tüüpe ja võtame eripärade depressiooni, ATH, kellel on sellised reaktiivsed laadi depressioonid, näiteks alluvad suhteliselt hästi sellistele ravimetoodikatele. Sõltuvusravis kasutatakse, sõltuvusravi protokollid on, et sellise tungide vähendamiseks on ta päris tõhus, et panne teine selline hea omadus nendele, et me saame kognitiivseid keskuseid suhteliselt hästi, mis asuvad suuresti kortikaalselt, vähemalt üks osa nendest keskustest, et me saame ka seda mõjutada ja võib-olla sageli üks esimene asi, mida inimesed ütlevad ja tunnevad, et pea on selgem ja mul on lihtsam. Nende metoodika, et sõltub muidugi jälle ajupiirkonnast, aga Sa ütlesid ka seda, et see on rohkem selline pindmine stimulatsioon, kuigi ta võib mõjutada neid sügavamaid kihte, kas on olemas täna juba siis kliinikumis ka näiteks sellised metoodikad, mis siis nende sügavamate kihtidega ka saavad töötada? Sa mõtled otseselt siis, jah? Tegelikult need on ammu olemas, aga psühhiaatris need väga ei kasutata, et me räägime neuroloogias näiteks liigutushäirete, Parkinsoni tõve ja teiste liigutushäirete ravis kasutatakse aju süvastimulatsiooni, kus operatsiooni käigus pannakse mikroelektroodid mingisse väga spetsiifilisse aju tuuma või piirkonda ja jäetaksegi sisse ja inimesel on selline pacemaker, mis siis aktiveerib või võtab aktiivsust maha sõltuvalt, mis on vaja, oleks konkreetses ajupiirkonnas ja Parkinsoni tõves on see väga, väga efektiivseks osutunud ja see tehnoloogia ka veel areneb. Et seda metoodikat on kusjuures ka psühhiaatrilistel näidustustel uuritud ja proovitud, aga ütleme, ma arvan, praktilistel, rahalistel ja eetilistel põhjustel seda väga massidesse loomulikult jõudnud ei ole. Aga on leitud ka seal päris häid tulemusi. Et seal me saame otse tõesti sügavale sisse minna ja inimese jaoks ju väga mõnus, et pannakse traadid pähe ja elan täiesti normaalset elu, ega inimene ei tunne ju mitte midagi negatiivset. See on nii põnev valdkond, väga põnev. Ma ise mõtlen, et kohe räägime sellest ka, mis ma tahan kindlasti rääkida, on see mida sa mainisid, on ju, ajutervise riskifaktorite nendega tegelemine. Aga kui ma võtan näiteks inimese, kellel on ajutrauma, näiteks kukkumise tagajärjel, aga seda näidet võib ükskõik millele, mingile muule seisundile või olukorrale ka laiendada. Et kui on ajutrauma olnud ja nad tulevad teie kliinikusse, siis mis teil täna on sellised asjad, mis tehnoloogiat te kõigepealt hindate ja kuidas see protsess siis välja näeb, kui näiteks kasutada nii palju neid tehnoloogilisi võimalusi, mis täna on kasutusel? Standardne on ju kõige tähtsam, ilma milleta ei saa, on ju psühhiaatriline intervjuu ja see fookus on just see aju ära kaardistada sellise kliinilise kogemuse ja sümptomite põhjal. Kui on ikkagi eeldus, et ajus on tugevam funktsionaalne rikke, tõesti näiteks ajutrauma või närvisüsteemi arengulised asjad, siis me kasutame selliseid psühholoogilisi teste, mis on ühe või teise fookusega
kaardistamiseks. Et testid on, need alati subjektiivselt, aga midagi nad selgelt annavad ja mis minu arust nagu selliste testide puhul kõige nagu fenomenaalsem, kõige tähtsam on see, et inimene jälle teeb ise. Ta saab ise endast targemaks. Siis on meil sellised võib-olla põhjalikemaid kognitiivsed uuringuid, mida viib läbi siis ideaalis neuropsühholoog või sükse vastava väljaõppega kliiniline psühholoog. Et hinnata psühholoogiliste tööriistade abil see ajufunktsioon ära. Ja siis ongi selline elektriline aktiivsuse uuring, me kasutame sellist metoodikat nagu kvantitatiivne EEG, mis põhineb tegelikult EEG-l, mille andmed siis arvuti programm töötleb selliselt, et need annavad just meile need teadmised aju topograafilisest kaardist, ehk siis aju piirkondade aktiivsusest, nende ühendavusaktiivsusest ja sümmeetrilisusest. Ja ütleme, see oleks see materjal, millega me saame siis edasi tööd tegema hakata. Loomulikult me kõigile seda ei tee ja case by case me seda vaatame ja loomulikult peab ka vaatama alati see, mis on rahalised võimalused on ju inimesel ja Aga kui näiteks inimesel on raha ja siis tal on näiteks selle ajutrauma tagajärjel on, et näiteks tal on ka ATH, aga tal ajutrauma tagajärjel mingid asjad ei jää enam meelde või mingisugune funktsioon kaob ära, kas see on ka asi, mida saab tegelikult täna teaduse ja nende tehnoloogiate abil siis hakata vaikselt ka nagu näiteks psühhiaatriakliinikumis vaatama? Kindlasti. Meil tegelikult on see võimekus olemas. Nüüd küsimus on, nagu ma enne ütlesin, et kas keegi oskab neid andmeid kõike kokku panna. On ju, aga me liigume selles suunas, et rohkem ja rohkem me saame seda teha. Läheme siis selle juurde. Tegelikult ma tahtsin ennem küsida veel. Me rääkisime sellest transkraniaalsest elektristimulatsioonist, mida on võimalik koju osta. Kas on veel ja sellest neurovisorist on ju, et kas on veel mingisugused selliseid tehnoloogiad, mis sa tead, et tegelikult inimestel on, kui nad näiteks on esimesed sessioonid teinud ära ja on selge, mis toimub ja mida nad tegelikult, isegi kui see tehnoloogia maksab, näiteks ongi sõltuvus ja siis on olemas võib-olla mingi tehnoloogia, mis maksab võib-olla 1500 €, aga see on inimese jaoks täiesti mõistlik nagu investeering. On üldse veel midagi sellist saadaval? Mida sa julgeksid üldse? Nii spetsiifilise ajusuunitlusega ausalt ma väga palju ei tea, et ütleme neurofeedbacki tehnoloogiat, neid on ju, on ka biofeedback on ju, kus me kasutame mingit kehalist markerit, mis on ütleme kaudsem ja selgelt ebatäpsem on ju. Siis on need prillid. Siis on igasugused sellised meditatiivset laadi lähenemisi tegelikult ka tehnoloogiate abil, mis on selgelt võib-olla tagasihoidlikuma mõjuga ajule, aga võivad olla jälle ka väga targad lähenemised mingil konkreetsel juhul. Et seda on ja veel, et auditiivseid sellised just, et kõrvaklappidega seotud ja helidega seotud sellised tehnoloogiad ja vidinaid, neid on üksjagu tegelikult. Et kui sina näiteks, sul on patsient, kellega te teete nii-öelda kliinikumistööd, siis tegelikult on, mida soovitada kõrvale toetuseks, on eriti kui võib-olla ongi sellist ärevusfooni või sellist, ilmselt on kõige rohkem ärevuse vastu tegelikult ju neid mingid pulseerivaid ja ongi helide ja kõigega on ju stimulatsioone. Jaa, ütleme, sellistel juhtudel kasutatakse kõige rohkem, sest selline inimene, tema ütleme, taktika ongi see, et kuule mõtted, ärevad või muremõtted või automaatsed negatiivsed mõtted tuleb kuhugi mujale suunata, on ju, aga selliste asjade soovitame, see on, ütleme, üks komplektist, on ju, et kõik need tehnoloogiad, mida me praegu rääkisime, et ei ole nii, et inimene tuleb, me hindame ja siis on ainult see ja mitte midagi muud, on ju, et me peame seda asjale ikkagi väga terviklikult otsa vaatama, et siin on väga palju muid taktikaid ja tehnikaid, mida me igapäevatöös veel sinna juurde saame lisada ja. Ja suur asi on ka seesama
ajutervise riskifaktoritega tegelemine. No, mina ütlen selle kohta alati, et see on kõige tähtsam on ju, ja see vundament on kõige tähtsam, et sa võtad ära või vähemalt minimeerid need riskid, mis ajutegevust selgelt negatiivselt mõjutavad. Räägi nendest. Need on nii palju, et me kõik isegi ei tule meelde, aga mina jaotan need nagu 2 suureks grupiks. Üks on see, mida me mõjutada ei saa, aga me peame ära hindama ja aru saama. Üks on geneetika, pärilikkus, võtame arvesse, aga las see risk olla. Teine on selgelt vanus, et ajutervise riskifaktor on vanus. Et mida vanemaks aju saab, seda nii-öelda nõrgemaks aju teoreetiliselt peaks jääma. Kuigi selle kohta on ka erinevaid andmeid, aga laias laastus et selline aju funktsionaalne võimekus vastu seista muudele ohtudele vanusega väheneb keskeltläbi. Nüüd riskifaktorid, millega me peame selgelt tegelema, number 1, ma arvan, võib-olla kui vaadata nagu aju sellist bioloogilist tasandit, on keha. Igasugune kehaline haigus on ajule riskifaktor, see on 100%. Et igasugune kehaline haigus tekitab sellise stressireaktsiooni või stressilaadse reaktsiooni organismis, mis siis on ajule riskiks. Kui seda on vähe, siis see väga ei mõjuta ja kui see on väga kitsas ja selge, mis leiab lahenduse, see ka väga ei mõjuta, aga kui see on meil krooniliselt selgelt hakkab mõjutama. Et igasugused kehalised aspektid peavad olema tasakaalus ja eriti me räägime hormoonide mõjust ja nii suguhormoonid kui kilpnäärmehormoonid on võib-olla 2 kõige sükest märgilisemat sükest endokriinoloogilist või hormoonidega seotud valdkonda, mis on siis ütleme psühhiaatrilises aspektis luubi all. Aga jah, kehalised riskifaktorid. Teised järgmised riskifaktorid on keskkonnast tulenevad riskifaktorid ja keskkonnast tulenevad riskifaktorid, mida me sisse sööme valesti, kas siis vale toit, mis on selgelt ajule ebamõistlik või siis ka ained. Et see on nagu järgmine selline asi, mis on tegelikult suhteliselt lihtne öelda, et see ei ole okei, aga võib-olla raske inimestel hakata järgima, aga mis tuleb tegelikult minimeerida. Keerulisem on keskkonnast muud tulevad riskifaktorid ja ütleme meie erialal üha rohkem räägitakse selliseks keskkonnatoksiinide mõjust ajutervisele, et me räägime igasugust hallituste mõjust ja erinevate toksiliste gaaside või ainete mõjust, millel on tegelikult ajutervisele väga suur risk ja negatiivne mõju. Et ma arvan, et läheb aeg edasi ja me oskame seda ka paremini hinnata ja anda inimestele soovituse, et kuule, et elimineeri kodust ära või et tee remont, vaata, äkki sul on seal seina sees hallitus, on ju. Et me peame, nende osas me peame saama rohkem sellist bioloogilist markerit, et see asi nii on ju. Aga see on üks huvitav suund, jälle saab vältida, on ju. Ehk siis keskkonnariskid on ju nii-öelda ained, mis me sisse sööme, pluss siis, mis keskkonnast isene tulevad. See on psühholoogilised riskifaktorid on ju ja see on muidugi, ütleme see, millega siis psühhiaatria või psühholoogia on ju aastakümneid või sadu on ju tegelenud ja igasugune psühholoogiline stress mõjutab negatiivselt. Küsimus, ütleme, igapäeva kontekstis on alati see, et kas me oleme praegu valmis nende riskifaktoritega tegelema, kas organism on valmis. Kui organism on valmis, siis tõenäoliselt peaks neid tegelema vähemalt nii palju, et nad ei segaks meid. Aga mõnikord tasub kõrvale jätta. Need on need aspektid, mida me sealt ka alati ära hindame ja arvesse võtame. Ja kui selline hinnang on tehtud, ütleme, minu jaoks on see elementaarne tavaline psühhiaatriline intervjuu, esimesel vastuvõtul me laias laastus saame selle info vestlusega kätte kõik. Siis need, mida me muuta saame, need üritame mõõta, need, mida me muuta hetkel ei saa, need jätame. Ja sellisel juhul selle vastukaaluks riskile me peame hakkama kõik aju treenima või aju tugevdama. Et kui meil on riskifaktorid palju ja me neid väga palju mõjutada ei saa, siis me peame rohkem panustama sellele, et aju oleks tervikuna tugevam.
et see on see, mida ütleme nii-öelda nagu selline elustiili psühhiaatria kui suund on väga jõudsalt tänapäeva psühhiaatriasse sisse toonud ja toob veel ja veel ja veel ja rohkemgi. Ja sest see on nii oluline. Ma ise just mõtlen ka, et muideks meil on olemas eraldi saade kilpnäärmele ja meil on eraldi saade nendele toksiinidele, et kes tahab kuulata, siis saab kuulata. Aga mul on endal ka kilpnäärme alatalitluse ja Hashimoto programm, kus mul on naised sees, siis me just võtsime nende toksiinide teema lahti ja me oleme hästi palju tegelikult seal rääkinud toitumisest, aga selle toitumisega ongi see, et ega paljud ju teavad, kuidas toituda, aga seal ongi see sõltuvuskäitumine, see ebamugavuse vältimine toiduga või alkoholiga või mis iganes. Et ühelt poolt on see, et me oleme tervik ja kõik mõjutab kõike, aga siis vahepeal on see, et kust otsast sa siis alustad, kas sa alustad füüsilisest kehast, osasid asju on lihtne teha, osasid on keerulisemaid, või siis sa alustad sellest, et kuidas sa selle mindset ja selline nagu võib-olla uskumuste identiteedi muutus, et kuidas mina olen seda kuidagi nagu siis praegu lahendan on see, et ma teen mõlemad korraga. Et sest see on, ma arvan, mis teil seal kliinikumis ka toimub, et on oluline rääkida sellest, mida tegelikult muuta, aga on oluline rääkida ka sellest kogu mis sinu peas või mentaalselt või nagu sinu, ma ei tea, traumadest tulenevalt või mis on toimunud, et kuidas seda tegelikult paralleelselt muuta, sest ega lõpuks on ju see, et sa muudad seda käitumist loomulikul viisil ikkagi siis, kui sa jõuad mingite sügavamate muutusteni oma alateadvuses ja oma neuroühendustes. Et see on selline hästi nagu, ühelt poolt selline tunne võib tekkida, et saba kinni nokk lahti aga samas ongi vaja neid kahte asja hästi tugevalt koos vaadata ja teha. Ja ütleme, teoreetiliselt on see asi lihtne, et teadlikkus on kõige tähtsam, et saad aru, mis need probleemid on, kust need tulevad ja teadlikkusele otsa tuleb see vundament lagududa, täpselt see, mis sa rääkisid. Aga see ei ole alati nii lihtne. Aga see on see, mida me siis oma töös peame tegelikult nagu inimestele ka rääkima, korrutama, et ma ütlen, kui need kaks asja on tegemata, siis meditsiinis ei saa ravi väga edukas olla, välja arvatud üksikud haigused. Psühhiaatrias mitte kunagi. Et ajutervise mõistes peab olema see teadlikkus ja vundament nagu absoluutselt kõige tähtsam. Ja sellest on tekkiv ka ressurss, kui sa annad tegelikult kehale seda, mida keha vajab ja võtad ära talt selle koorma, mis tegelikult temalt nii tugevalt seda energiat röövib. Mul tekkis vahepeal ka selline küsimus. Kuna sa mainisid, et ka geneetikal on oma roll ja mul kohe tekkis sealt on geneetiline, mis on geneetiline, et skisofreenia tihtipeale näiteks on geneetiline või on seal tegelikult teisi riske veel. Ja kasvamas on ju maailmas väga tugevalt näiteks psühhodeelikumide kasutamine näiteks teraapias ja minul on alati see küsimus on, et aga kuidas hinnatakse seda, kas mul on üldse skisofreenia risk, et kui ma mingisuguse ainega kuskile lähen, Eestis on see küll psühhodeelikumide kasutamine veel hästi piiratud, aga et kui ma lähen mingit ainet kasutama, kus ma tean tegelikult, kas mul võib midagi väljenduda, isegi kui ma näiteks ei ole mul võib-olla emal on skisofreenia risk ja vanaemal on, aga neil pole lihtsalt väljendunud ja nüüd äkki mina teen mingisugust ainet või ma ei tea, ja siis mul väljendub. Et kuidas seda maailma siis uuritakse? Kas seda on üldse võimalik siis tehnoloogia abil teada saada seda riski? Sellega on aastakümneid tegeletud, aga ei ole väga kaugele jõudnud need nii-öelda riskifaktorid nagu biomarkerite osas. Kui me räägime, et me oleks midagi näidata, et marker, et mingi ma ei tea, geeni erisus või variatsioon või mingi lihtsam marker veres või aju kuvamises. Et seda on üritatud leida ja otsida, aga olgem ausad, et väga head vastust selle ei ole, sest ütleme, aju on tegelikult nii kompleksne ja me ei saagi tegelikult sealt nagu sellist väga selget aspekti või vastust kätte saada, et vähemalt praeguste teadmiste kohaselt. Aga sellist pärilikkus on ju, aga kui on ju ikkagi selgelt teada, siis me peaks igasugust sellist asja vältima, mille kohta me teame, et tõenduselt on riskantne. Kas
kas psühhoosi minek on ka kuidagi mingi geneetiline või see on lihtsalt Psühhoosil on väga palju erinevaid põhjuseid. Üks on meil, räägime skisofreeniast kui närvisüsteemi arengulisest haigusest, sest minu hinnangul see skisofreenia aju areneb valesti. Ja sealt tulevad need probleemid. Teised on igasugused ainelised või reaktiivsed laadi psühhoosid. Need psühhoolis on väga palju erinevaid põhjuseid. Aga skisofreenial on pärilikkuse osakaal suhteliselt suur, aga mitte ainult. Et psüühikahäiretel üldse, et kui me räägime, võib-olla kõige enam on pärilikkusega seotud närvisüsteemi arengulised eripärad. Et just me räägime ATH-st, siis võib-olla nii-öelda haigustest ajutervise või psühhiaatria mõistes, bipolaarne häire on näiteks väga tugevalt pärilikkusega seotud. Teatud sellised depressiooni tüübid on väga tugevalt pärilikkusega seotud. Et üks jagu on, aga see on risk. Veel kord, kui meil on risk, mida me muuta ei saa, me peame seda teadma, sest siis me saame panustada sellele, et aju tuleks selle jamaga nii-öelda toime seeläbi, et me hoiame tema tervist ja me tugevdame teda. Ja seda me saame teha. Ja ma sageli ütlen ka patsientidele, et kui sa tead, mis sul viga on, siis on sinu kohustus sellega tegeleda, mitte kellegi teise. Ja kuniks inimene ei saa sellest aru, siis ei ole väga suurt lootus, et me väga paljusid inimesi väga edukalt aidata saame, et see fookus peab olema seal. Et seal ei ole ei abi sellest pikaajalisest ravimi kasutusest, kui võib-olla isegi ka tegelikult kõikidest nendest ägedatest tehnoloogiatest, mis võivad aju stimuleerida, sest kui seal all midagi ei muutu ja siis see asi tuleb uuesti tagasi ja me kustutame tulekahju ära ja me võime olla isegi edukad kõike seda vundamenti arvest pidamata, aga see risk jääb sellisel juhul väga suureks ja ütleme, me võime kritiseerida psühhiaatrit sellega osas, et ravimetoodikad jäävad lühiajaliseks, aga tegelikult kogu meditsiin on ju selline. On ju, et enamus organite patoloogiaid või haigusi sealt tulenevalt on funktsionaalsed ja kroonilised, on ju. Ja me ei saa neid välja ravida, me ei saa seda ära võtta, sest see on nii kompleksne ja keeruline, et me saame nakkushaigused välja ravida väga edukalt, on ju, aga ega me väga palju muud ei saa. Ja psühhiaatria ei erine kuidagi moodi sellest. Ja sellepärast ongi see elustiili ja riskifaktorite, tugevdavate faktorite osatähtsus tänapäeval väga selgelt esile kerkinud ka psühhiaatrias, sellepärast, et lõpuks on meil tõdetud, et nii ei ole, et võtan rohtu ja kõik on möödas. Et ma tunnen rohuga paremini, aga see probleemne aju võib ikka seal alles olla. Kas on midagi, mida me ei ole küsinud, aga mida sa kindlasti tahaksid veel tänase teema kontekstis rääkida? Nüüd tuli paus, ju siis ei ole. Aga väga palju on, mida ei ole küsitud, aga praegu meelde ei tule midagi. Ma arvan, see, mida me täna rääkisime, see on ka tegelikult praegu olemas. Võib-olla see on, me väga tegelikult on põnevad jutud sel teemal, mida meil veel tegelikult käekatsuda ei ole ja kuhu suunas see teadus läheb, on ju, ja ma arvan, et võib-olla nendest asjadest ei peaks täna rääkima. Selleks võib täiesti eraldi saate teha, et kuhu ma arvan, et psühhiaatria või neuroteadus edasi liigub. Aga praegu need, mis me tegelikult rääkisime, need on kõik asjad, mida me saame juba teha ja millega tegeleda ja Kus seda teha saab? Kus sind või sinu kliinikut leiab? No meid leiab kodulehelt ja Pärnu maantee 113. Vana Toompargi vaimse tervise keskus, me kolisime hiljuti. Natuke laienesime, nüüd on natuke kaasaegsemad ruumid, just sellepärast, et saaks kasutada peamiselt selles tehnoloogilisi neid mingid vahendeid, magnetstimulatsioon, elektriline stimulatsioon, see kvantitatiivne neurofeedback, et need vajavad tegelikult natuke teistsugust ruumi, kui on, see oleks ideaalne ruum, siin on helikindlus ja kõik muu, aga kui võib-olla need, mis meil varem olid.
Aga näiteks magnetstimulatsiooni on ka Sensuses, Pärnu haiglas, et elektrilist stimulatsiooni aparaati on väga paljudes perearstikestustes, vist Eestis on, kui ma õigesti mäletan, umbes 60 seda seadet olemas, pluss siis need, kes on endale koju ostnud. Ma arvan, et neid on päris ja veel kordi rohkem, on ju. Et jaa. Aitäh sulle ja tea, et sa oled alati tagasi oodatud. Mul on sinuga väga-väga põnev. Ja aitäh sulle, kes sa kuulasid. Kindlasti on teema, mida võib-olla uuesti üle kuulata. Mina plaanin seda küll teha, sest seda infot oli nii palju ja selliseid kohti, millest kinni haarata kindlasti ka. Ja kui saade pakkus sulle huvi või sulle tundub, et keegi sinu tutvusringkonnast väga vajaks seda kuulda, siis kindlasti jaga seda saadet edasi, sest sinu jagamisest võib kellegi elu saada ilusa muutuse. Ja mis siis muud kui järgmise korrani.